tegele sellega, mida sina saad kontrollida. See, mis sinu kontrolli alt väljas kuskil maailmas, mingid konfliktid tuleb välja, et see võib ka juhtuda. Aga see, kes seda kogu aeg jälgib ja muretseb, mida ta tegelikult teeb, ta vähendab meie produktiivsust ja meie konkurentsivõimet. Mõtle parem, mis sa saad ise ära teha, kuidas aidata, aita nii palju, kui saad ja siis lülita telefon välja. See, mis on sinu kontrolli alt väljas, mis see tegelikult annab sulle. Kui ongi positiivne uudis, korraks tunned ennast hästi, pigem praegu rohkem negatiivseid uudiseid, siis sul ainult stress kuhjub. Ole ise see positiivne mõjutaja. Mõtlesid, kuidas mina saan reaalselt kasulik olla, kuidas ma saan aidata antud olukorras, lähed teed ära, positiivne mõju antud. Ja nüüd mine aita ise ennast ja tegutse. Kui sa enda tegevusega aitad ise ennast, aitad teisi, sul on kogu aeg mingi progress, sul on kogu aeg millegi üle rõõmustada. Pole ammu siin videopildis näinud. Georg juba vaatame, et ma kodus üksinda istunud habemesse kasvanud. Aga ei, töö on saanud tehtud ikka, kodud on saanud müüdud. Aasta alguses veidi rohkem sai teadlikult nagu võtta selline aeg, et lapsega rohkem olla ja enda põhitööga tegeleda. Aga siin auk venis nii pikaks. Georgiga meil mõlema nüüd lapsed, siis sättida siin jube keeruline. Meil ka tüdruk saab järgmisel nädal 4-kuuseks. Kõik juba siukene laadna, lendab käest kätte, teed muid asju. Endal ka nii lõbus juba lapsel. Siis eile sai vaktsiinisüsti seal mingi beebidele, mis tehakse. Öösel tõmmas palaviku üles ja me olime korraks niimoodi šokis. Mis nüüd? Kas peab kuskile minema, mida tegema? Hommikuks õnneks kõik juba korras, laps jälle rõõmus, jälle naeratab, tegeleb. Aga see, kuidas kui lapsega midagi ise hakkad üle mõtlema, siis on küll selline tunne, et kõik muud mured, mis maailmas on töö, täiesti savi. See on ainukene, mis tegelikult loeb. Miks ma tahtsin täna rääkida, et keskendu sellele, mida sa saad ise kontrollida. See on veidi mulle endale ka. 25. Meil oli ka korraks juhe koos, kohe oli kriisi kokkutulek meil ettevõttes. Mõtlesime ka, et mida me peame nüüd tegema enda pere huvides, mis me enda investeeringutega peaksime ette võtma, enda objektidega, mis meil on parasjagu müügis, kliendid ootavad meilt infot, ootavad tulemusi, mida teha. Õnneks loomulikult esmaspäev tuli, siis maaklerina hea tunne, et hakkas päringuid uuesti tulema, elu läks ilusti edasi. Aga kuidas ise ka tundsid, et võid nagu sellesse infovoogu jääda. Õnneks kiiresti ma nägin ära, et peamise info niikuinii kuskilt saab kätte, õhtul naine räägib või satud mingid kokkuvõtted lugema. Ma sundisin ennast täpselt samamoodi fookuse viima tagasi sinna, mida ma ise reaalselt saan kontrollida, mis minu reaalsed tegevused saavad olla. Aga mida see siis tegelikult tähendab? Mina näen sedasi, et sa saad kontrollida, mida sa teed ja kuidas sa seda teed. Mida sa teed, see ei ole selline ühekordne otsus, et nüüd ma olen maakler, nüüd neid tegevusi ma teen ja ma saan kogu aeg aina edukamaks. See ei ole ka palgatööl ühekordne otsus, kui sa tahad konkurentsivõimeline olla. See ei ole sul kodus naisega nii, et nüüd nendele paarile asjale ma aega pühendan ja siis ongi õnnelik suhe. Mida sa teed, teadlik otsus, see peabki olema ajas ka selline evolutsioon. Kui keskkond kui selline muutub, nagu praegu maailmas toimuv on järsult muutunud, ma arvan, et see on üsna oluline mõelda sellele, mida sa enda ajaga teed. Kas sa mõtled siis mingitele täiesti uutele tegevustele, mida sa varem ei teinud, näiteks kuidas teisi aidata, kas sa mõtled, kuidas keskkonnas, kus konkurendid enda tegevusi, investeeringuid kärbivad, ise olla hoopis eesotsas, kas sa mõtled lihtsalt, kuidas teha paremini seda, mida sa seni oled juba teinud. Näiteks meie maaklerteenuste turul me suudame väga mitmes kohas
pakkuda kliendile reaalset väärtust, mida meie konkurent ei suuda, aga me võiksime seda oluliselt paremini, oluliselt lihtsamini arusaadavalt kommunikeerida, et rohkemaid inimesi aidata. Tänasel turul, kus inimestel maakleriteenust on rohkem vaja, see on üks initsiatiiv, kuhu veel rohkem rõhku panna. See on nüüd üks pool, mida sa teed. Teine pool, kuidas sa teed seda, mida sa teed. See on juba palju raskem mõjutada. Aga kui see oleks lihtne, siis meil kõigil oleks six-packid ja me oleks kõik miljonärid. Sellepärast ongi oluline natukene ka mõelda, mis on sinu jaoks reaalselt oluline ja mis suhtumisega sa peale lähed nendele asjadele, mida sa teed. Mis pingutusega sa teed neid asju, mida sa teed. Kas sa oled otsustanud olla optimistlik või sa kogu aeg kurdad, kuidas sinuga ainult halvad asjad juhtuvad. See on see, kuidas sa teed asju, mida sa teed. Ja tegelikult see on, kuidas teised inimesed siin näevad neid asju tegemas. Ehk, mis ma enda lähedastele tahtsin öelda, ära muretse nii palju selle pärast, mida sa ise ei saa kontrollida, mille üle sul niikuinii kontroll puudub. Parem keskendu sellele, mida sa ise saad kontrollida, mida sa saad ise teha. Ja julge pealehakkamisega, julge tegutsemisega oled sa eeskujuga teistele. Kindlasti on ka neid, kes mõtlevad, mis kinnisvaraturul nüüd saab. See on ju miski, mida sa ei kontrolli. Ära muretse. Mis ma panin endale kirja sellised kindlad trendid, mis praegu juba on näha. Üürikinnisvara nõudlus. See lendas täitsa lakke. Kui üürikuulutus praegu on üleval, sul on telefon punane. Ehk inimesi, kes on Eestisse jõudnud, on juba päris palju ja ilmselt kõik üüripinnad, mis siin koroonaga olid tühjaks jäänud, need saavad enda täituvuse nüüd niimoodi. Teine, mis ma panin, objektid, mis sellistel tavalistel Eesti peredel on nii-öelda üle. Ma alguses mõtlesin, kinnisvara korter, kuidas saab üle olla, kuidas saab seista tühjalt. On. Kas on äkki kunagi mõtleme, renoveerime, teeme korda, läheme sinna või mis iganes müüme, anname üürile. Kõigepealt kommunaalide hinnad kasvasid lakke. Nüüd sellised riskid tulid. Vaadatakse, et kui midagi sissetulekuga peaks juhtuma, mul ei ole neid kohustusi vaja. See on koht, kus tuleb sellist pakkumist. Ka korterid, kus ongi pere on majandanud üüriobjektina, aga reaalsuses tegelikult ei viitsi tegeleda sellega. Parem, võib-olla on laen ka seal peal, parem pannakse see kinni, müüakse maha. Et siit poolt tuleb kindlasti pakkumist juurde turule. Materjalide tarned on keerulised, seda on juba näha. Kas see ka uusarenduste pakkumist hakkab mõjutama? Kas see kuidagi hindasid hakkab mõjutama? Kõhutunne on, et pigem hinnasurve siit on ülespoole. Aga võib-olla see tähendabki, et rohkem hakkavad käärid kasvama siis uusarenduste ja vanemate pindade peal, kuhu võib-olla nii suur nõudlus ei ole. Elame näeme, aga need on nagu sellised trendid, mis juba on märgata. Kindlasti mõnevõrra tehinguid praegu on vähem. Kindlasti osad inimesed on, kes enda otsuseid panevad pausile, vaatavad, mis turuolukord teeb. Aga et kuhu suunas hinnad liiguvad, elame näeme. Kuni järgmise korrani, loodetavasti kiiremini kui senine auk oli. Seniks, tšau!